Äsja lõppes Arvamusfestivalil välispoliitiline arutelu, väga palju juttu oli USA-st, et mõnedele poliitikutele ja asjatundjatele meeldib nagu USA-le ja sellele presidendile moraali lugeda, et mida neile öelda. Kusjuures kes siin debatil olid või kes vaatavad kas siis salvestust järgi, peab ju tunnistama, et üldiselt debateerijate erinevate erakondade esindajate arusaama oli üpriski adekvaatne ja mõistlik. Isegi Eesti 200 esindaja Margus Tsahkna seisukoht oli mõistlik ja ma arvan, et see seisukoht, mida me tegelikult suht ühiselt esindasime, on ju see, et meie asi pole olla moraalimajakas Ameerika Ühendriikide valijale. Kuna iga Ameerika president on valitud demokraatlikult valimistel ja Eesti valijatel ei ole võimalik valida Ameerika presidenti, nii nagu pole võimalik Ameerika valijatel valida 7. märtsil 2027 Eesti Keskerakonda paraku. Et meie lähtume oma enda julgeoleku välispoliitilistest huvidest. Meie primaarne huvi on, et meie maa elab 1,3 miljoni elanikuga, mis on tegelikult maailmas harukordne ime, et meil on oma riik, mille ees seista, mida kaitsta, mida ehitada, kus lapsi kasvatada, et see kestaks läbi aegade. Selleks tuleb meil kasutada tarku samme ja sättida oma liitlassuhteid õigete partneritega õigel moel ja ma arvan, igasugune moraalitsemine seda eesmärki kindlasti ei teeni. Isegi kui isiklikult mõnele inimesele ei meeldi Donald Trump, siis fakt on see, et Ameerika Ühendriigid on meie liitlased NATO-s. Ameerika Ühendriigid täna on survestanud Euroopa riike rohkem kulutama kaitsevõimele, mis on täiesti mõistlik. Ameerika Ühendriigid ka Trumpi isiksuses on tegelikult sanktsioneerinud Nord Stream 2 ehitamist, mis suurendas veelgi enam Euroopa riikide sõltuvust Venemaa odavast gaasist, mis andis hoovad siis Venemaa riigile, Venemaa võimule mängida gaasi ekspordiga kui poliitilise instrumendina. Ja ma arvan, see sõnum ongi see, et ütleme seal, kus midagi on vaja ja see toob Eesti riigile kasu ja kui see kasu ei too ja meie eesmärk ei täida, siis jätame need moraali õpetused meie enda riigi jaoks. Kuidas sina Euroopa Parlamendi saadikuna üldiselt hindad Eesti välispoliitikat, et on meie huvid piisavalt hästi kaitstud? Ja tegelikult üldiselt Eesti välispoliitika 30 aasta jooksul on suunatud ju stabiilselt ühes suunas. Et Eestil oleks iseseisev kaitsevõime, Eestil oleks liitlassuhted NATO-s, ka Euroopa Liidus, Eesti hääl oleks kuuldaval, et ka Venemaa ohtu tajutaks adekvaatselt Euroopas laiemalt, ka riikides, kel puudub ajalooline kogemus, näiteks küüitamiste, okupatsioonide, massimõrvadega. Et see üldine suund on olnud ju sama kogu aeg. Pigem alati see üldist suunda ju hoiavad või siis vääravad teelt isiksused ja seal loomulikult alati põhjus kritiseerimiseks, näiteks iseseisev kaitsevõime. Me võime öelda, et Reformierakond 30 aasta jooksul tegelikult seda seatud eesmärki ei ole täitnud täie pühendumusega, vaid on pigem lastud mõisaköiel lohiseda, et lasta minna. Kuigi suund on just õige, aga tehakse liiga vähe, liiga hilja. Sama hästi kas või praegune välisministeerium, et kui me räägime välisminister Tsahknast, siis ei ole väga adekvaatne hakata moraalitsema midagi Palestiina teemal, kus me tegelikult mitte midagi ei mõjuta, küll aga me suudame rikkuda suhteid oma suuremate liitlastega. See ei ole adekvaatne tegevus tegelikult ja samamoodi ei ole adekvaatne välisministril ja ministeeriumi kantsleril alustada meediasõda president Karisega, kus Karis tegelikult ei ole öelnud seda, mida talle omistatakse siis meedia pealkirjade või välisministeeriumi pressiteadete kaudu. Et need kindlasti on nagu õõnestanud tegelikult Eesti välispoliitilist ühissuunda 30 aasta jooksul ja ma arvan, et see suund oleks nagu jällegi stabiilselt ühes suunas ilma selliste viperduste ja fopaadeta, selleks me vajamegi uuesti järgmisel aastal valimisi ja uut valitsust. Ja lõpetuseks tuli ka debati lõpus juttu presidendi valimistest välispoliitika kontekstis. Et mis on sinu seisukoht, et kas presidendil peaks olema suurem roll Eesti välispoliitikas või sobib ka praegune olukord? Tegelikult praegu kehtiva põhiseaduse järgi president esindab Eesti Vabariiki ka välissuhtluses, ehk tal on väga suur roll olemas. Aga president esindab siis Eesti ühisseisukohta, mis peab olema kooskõlastatud Vabariigi presidendi, välisministeeriumi ja Vabariigi valitsuse vahel. Kui me räägime presidendi valimistest, siis nendel nüüd valimistel me ei saa teostada põhiseaduse muudatust veel, et valida presidenti otse, aga me eeldame seda, et järgmine loodav Vabariigi valitsus peale järgmisi parlamendi valimisi saab korraldada referendumi põhiseaduse muutmiseks, mille kohaselt läheks presidendi valimine otse valimisteks.
eeldavalt siis 2031. aastal esimese võimalusega. Aga see eeldab põhiseaduse muudatust, kus siis tegelikult ühe korraga tuleb muuta ka teatud nüansse presidendi rolli täitmisel. Ehk et mis on konkreetselt presidendi võim ja mõjujõud välispoliitikas, mis on tema mõjujõud ka sisepoliitikas kusjuures. Et kui me räägime erakorraliste valimiste esile kutsumisest, siis täna on selgelt vabariigi põhiseaduses lünk sees, kus erakorralisi valimisi esile kutsuda on väga-väga keeruline, põhimõtteliselt võimatu. Isegi juhul, kui vabariigi valitsus toetab ainult 12% ühiskonnast, ehk tegelikult valitsusel puudub legitiimsus ja igas demokraatlikus läänelikus Euroopa riigis oleks ammu esile kutsunud valitsuse tagasiastumise ja erakorralised valimised, Eestis seda pole juhtunud. Et meil jätkuvalt on see areng veel nagu poole tee peal sinnamaani jõudmaks. Aga kui presidendil omades siis otse tugevat mandaati otse valimistelt, tekib loomulikult ka eeldus mingisuguse mandaadi teostamiseks, rahva mandaadi teostamiseks presidendina. Ja see eeldab ka siis täpsemat rolli välispoliitikas ja täpsemat rolli ja võib-olla ka mõjujõudu erakorraliste valimiste esile kutsumises, kui meil on selgelt ühiskondlik kriis ja parlamentaarne kriis, kus valitsusel puudub tegelikult toetus ja on näha, et see on juba oht tegelikult sisejulgeolekule, stabiilsusele ja Eesti riigi arengule.